Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13–19 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade kuninga ja karikate kuningannaga. No see on nüüd niimoodi, et sauade kuningas tahab hirmsasti peale hakata projektiga, mis teil meeles mõlgub. Tema on kärsitu. Ta on küll tark ja osav, igas asjas väga enesekindel, särav, ta on karismaatiline. Ta lihtsalt on nii kärsitu, et ta tahaks kohe peale hakata. Nad on kõik need sauad, ongi sellised kiired, kärsitud. No, kuningas on kindlasti enesekindel, tema on täiesti veendunud, et see projekt või mis iganes mõte teil on, see nüüd kohe läheb käiku ja hakkab tööle, no nii nagu tema peab. Kui see on mingi äriprojekt, siis hakkab raha tulema nii kui raba uksest, aknast, hoidke vaid teate eest. Põhimõtteliselt teie maja on varsti raha paksult täis. Ei ole endal varsti ruumi seal enam liikudagi. No see on igal juhul selle sauade kuninga mõte. Davai, hakkame pihta, enam pole midagi siin jorutada. Ma ei viitsi ka mingeid lepinguid siin sõlmima hakata. Aga tema kõrval on see karikate kuninganna, kes tegelikult rahustab teda maha ja ütleb, et ei. Ikka vaatame, võtame rahulikult, ei ole vaja kohe tormata kuskile. Mõtleme asjad läbi, kaalume variante. Ja nii ongi. Ja see on nüüd see lugu sellega, et edasi tuleb siit müntide 7 ja müntide 7 on saagi ootamine. Nii et mina soovitaksin praegu oodata seda saaki, vaadatagi tagasi. Kõigele sellele, mis te olete teinud ja kus kohas te seda saaki loodate. Te olete seemne paha pannud, te olete kastnud, väetanud oma projekti, oma mõtteid. Ja nüüd on lihtsalt, kuna see saak ei ole veel valmis, siis on lihtsalt aeg istuda maha, mõelda, mis on tehtud, mida veel vaja teha mingeid kokkuvõtteid enda jaoks praegu, just sellel nädalal. Sellepärast, et viimane kaart ülemises reas on mõõkade 10. Te teate, mis see on ja kui ei tea, siis ma ütlen. See on läbipõlemine, see on põhja jõudmine. See kaart iseenesest tähendab tohutut väsimust. Ja kuna tema järgi tuleb kohe mõõkade 4, mis hoiatab, et on vaja puhata, mitte mõeldagi selle uue asja peale või selle peale, mis teil meeles mõlgub, millega see sauade kuningas siin läbematult tahaks peale hakata. Trambib ukse taga juba jalgu, ta ei jõua ära oodata. Aga mõõkade 4 ütleb, et magage piisavalt, puhake, lihtsalt olge ilma selle mõtlemata sellele projektile, sellele asjale, millega ta tahab peale hakata. Sest et muidu juhtub seesama, see mõõkade 10. Ma pigem arvan niimoodi, et te veel ei ole läbi põlenud, et see on hoiatus. Noh, ja kui olete nii väsinud, et täitsa kõhuli maas ja 10 mõõka seljas, siis puhake. Siis lihtsalt võtke aeg maha, ma ei tea, võtke puhkus. Minge kuskile mere äärde, ma ei tea, sõitke kuhugi minema natukeseks ajakski. Sest muidu juhtub see läbipõlemine nii, et on kohe juhtunud. Aga no minu meelest on siin täiesti suurepärane jätk sellele puhkuse ajal. Kas te sõidate siis ära või ei sõida? Puhkuse ajal istuge maha ja pange paberile kirja oma edasise eluplaan. Täiesti suurelt, nii suurelt, et lausa hirm on mõelda, et nii asjad võivad minna, et nii hästi võib minema hakata, et ongi see maja teil raha täis, nii et ise enam varsti ei mahu sinna, kui see on teie südamesoov. Või kui te olete vallaline, siis leiate omale unistuste elukaaslase või abikaasa. See maagikaart, mis teile siia välja tuli, on nagu võlur oma selle võlukepikesega. Ta absoluutselt võib täita kõik teie soovid. Maagikaardiga on inimesed saanud võlgadest lahti ja miljonäriks. See ei ole üldse mitte mingisugunegi ime. Sest maagikaart võib täita kõik teie soovid. Ainult, et see ei pruugi juhtuda kohe. Sellepärast, et universumil on oma aeg.
ta ei ela meie aja arvamise järgi. Aga see ei tähenda seda, et te ei peaks kohe praegu soovima, sest kaart on teile välja tulnud, seda ei tasu raisku lasta. Ühesõnaga, selle maagikaardiga on niimoodi, et istute maha, panete paberile kirja. Kuna mul alles üks tuttav küsis, millal ta mehele läheb ja siis ma teda õpetasin, siis ma ütlesingi talle, et oletame, et olete naine, tahate minna mehele. No kust seda meest leida, seda teab ainult universum. Millal ta tuleb, ka seda teab universum, aga seda saate teie teha, milline ta peaks olema. Tuttav ütles, ta tahab pikka meest. Ma teie pange ka siis esimese asjana kirja. Tegelikult võiksite panna selle mingisuguse vanuse vahemiku. Siis pange, kas on pikk, lühike, keskmine, teie pikkune, teist pikem, teist lühem, teist vanem, teist noorem. Mis veel? Pange kindlasti kirja iseloom, et mis võiks ta iseloom olla. Kunagi omal ajal mina kirjutasin, et ta võiks mu igasugused veidrused välja kannatada, sest ma ei ole päris tavaline inimene, ma olen natukene kiiksuga, võiks tõesti ausalt öelda, et nii ongi. Pange kirja iseloom, pange kirja välimus, on ta habemega, ilma habemeta, pange kirja tema hobid, pange kirja võib-olla tema kired, et mida ta võis, võib-olla ta on kirglik, ma ei tea, kokk näiteks, teeb teile süüa, tassib kõik voodisse ka hommikul ja võib-olla vahepeal ka veel. Ühesõnaga, et köök on tema oma. Mis ta veel võiks teha? No ma ei oska öelda, tal võiks mingi elukutse ikkagi olla. Võib-olla ta on tõesti mingi arst või on raamatukogu hoidja või on mingisuguses kuskil heategevusorganisatsioonis tegev. Võib-olla on kirikuõpetaja, ma ei tea, millised on teie mehe eelistused või abikaasa eelistused. Mida üksikasjalikumalt te suudate seda enda tulevast meest ette kujutada. See pange kõik kirja. Seda tõenäolisem on see, et te sellise saate. Võib-olla ta ei peaks suitsetama ega alkoholi tarvitama. Siis võtleme nii, et võõraid naisi ka ei oleks tal tore vaadata, et see võiks ka kirjas olla. Et ta oleks true. No võib-olla ta armastab tantsida, võib-olla tahab hoopis teatris ja ma ei tea, kus kohas kontserditel käia. Võib-olla ta tahaks matkata igal võimalusel looduses. Ühesõnaga, saite aru, mis ma mõtlen. Jutt läheb väga pikaks. Pange kirja, murdke kiri kokku, pange ümbrikusse. Kaunistage see ümbrik ära, sest teie soovid ja teie unistuste elu peaks ikka ilusas ümbrises olema. Ja pistke kusagile ja unustage ära. Pange raamatu vahele, ma ei tea, pange kusagile, karpi mõnesse ja unustage lihtsalt ära. Teate, kui hakkavad teie soovid täide minema, siis teil tuleb meelde, et seda ma tegelikult tahtsingi. Ja viimane kaart on, mis teile tõesti võiks elus tulla, meil kõigil võiks see olla, on hingesugulase kaart minu jaoks. See on karikate 2. Karikate 2 on minu jaoks hingesugulane, selline inimene, kellega ma tiksun ühes rütmis. Ma olen temaga ühel lainel, me mõtleme ühtemoodi, meil on ühesugused väärtushinnangud, meil on kõigest võimalik rääkida kergelt ja lihtsalt. Kui ta ei ole minu abikaasa või teie abikaasa, siis ta võib olla lihtsalt mõni tuttav, ta võib olla töökaaslane, ükskõik kes, kuigi mulle tundub küll, et see maagikaardiga on kuidagi seotud ja et teie ellu tuleb see hingesugulane, kui teda täna seal veel ei ole. No igal juhul tuli teile selline, no ütleme niimoodi, et uue projektiga ärge veel alustage, mõelge natukene, vaadake plussid-miinused üle, ma sugugi ei soovi, et te oma elus läbi põlete. On minul väga palju tuttavaid ümberringi, kes on kõrgetel kohtadel ja on nii läbi põlenud, et tõesti elavad juba tablettide peal, enam magada ei saa ja kõik igasugused muud hädad. See mõõkade 10 ongi läbi põlemine. Et seda ma teile ei soovi. Soovin hoopis seda hingesugulast ja kujundage oma järgnev elu, järgnevad elupäevad. Kujundage nii, nagu teie tahate, et need oleksid. Et teil oleks täpselt see, millest te olete kaua unistanud, aga pole veel leidnud. Kui teile minu lugemine meeldib, ärge olge kitsib, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.